emme paneb sulle sealt isegi süüa nii kauge määra käib. Tere hommikust Gran Canarialt. Algab meie 6. hommik siin. Seega ühtlasi algab ka minu 6. jooksuhommik siin. Kuna siin on juba alates kella 8 hommikul üsna soe, siis me oleme hästi varakult oma liigutamised ära teinud. Aga mõtlesingi, et võtan teid siis lõpuks loogiga jooksuringile kaasa ka. Aga tänane jooksuring ei ole lihtsalt naudisklemiseks, vaid tänase jooksuringiga me lähme apteeki. Sest lapsed on haiged. Mul lihtsalt isegi nagu ei ole sõnu. Aga ühesõnaga, Nikolas juba on nagu tervenemas ja siis nüüd emma jäi siin haigeks. Lähen natukene täiendan meie varusid. Ma isegi ei tea, kas pigem olla nagu haige siin või haige kodus, aga lootust on, et kuna me oleme siin, siis ma ei tea, äkki see soe kliima nagu aitab tal kiiremini paraneda. Igatahes, lähme teeme selle hommikuse ringi ära ja siis räägime juba pikemalt. Ma näitan teile meie majakest siin, kus me oleme veel kuni homseni. Ja üritame olla ikkagi positiivne vaidlus. Nii et, lähme jooksma. Kas ma saan teid siia korraks pausile panna, et te saaksite lihtsalt neid palme imetleda. Mida ma siin iga hommik olen ka ise teha saanud. Nii et tõepoolest tere hommikust 6. hommik Gran Canarial. Ja iga hommik oleme siin teinud sükse 5-6 kiltsase jooksu, mis on olnud mega mõnus, sellepärast et me sööme siin mega palju. Ja siis on nii hea kohe hommikuks väike liikumine ära teha. Vaata neid mägesid. Kusjuures suht crazy on see, et siin saare teises otsas on praegu mega üleujutused, ülisuured tormid, värgid. Nii et inimesed kirjutavad, et kuidas teil on, kas kõik uputab. Aga siin on täiesti nagu sinine taevas ja selles mõttes nagu null muret. Et tõesti väga ilus on. Praegu meil on vaja jooks lõpetada. On kuskil üks kilt tehtud. Mingi kilt on meil sinna apteegini. Me otsime selle üles. Vaatame, mida kohalikud soovitavad. Siin on kõnniteed paksu liivaga kahetud. Seal seina taga on need tüünid. Vaadake. Niimoodi lihtsalt tuul lahvab siin tüünid juures. Nagu ma käimine aasta Kanari vlogis rääkisin, et käisime siis tüünide juures, kus oli megatuuline ja see oli lihtsalt the worst. Aga nüüd olen mõnel hommikul jooksnud siia, kui on täiesti tuulevaikne. Täiesti teine kogemus. Ürilus. Me oleme siin nüüd pool päevakest suutnud nüüd mööda veeretada. Sain kõik hommikused ravimid kätte ja ema tegi juba oma lõunaunekese ka ära. Issand, kas ma olen nagu ülilähedal. Rohkem lähedal ei tahaks olla. Ja saime Nikolasega natuke passu ääres chillida ja kaarte mängida ja see oli kusjuures 6 päevaks oli esimene kord, kui ma sain niimoodi nagu olla ja päevitada lihtsalt korraks. Sest lastega on lihtsalt nagu kogu aeg mingi go, kes magama, kes jalutama, kes tahab jalgat mängida. Et kogu aeg on mingi go mode ja me tegelikult siin esimeste päevade jooksul päris palju ka saime isegi ringi trippida, mingid kohti läbi käia, enne kui uus haiguste laine meid siis tabas. Aga mõtlesin enne seda, kui me siit majast homme check-out'i teeme, siis ma teen teile ka maja tuuri ära, sest meil on seekord väga tore maja, nii et kui keegi ka otsib nagu majutuskohta endale, siis kirjuta siia alla kommentaaridesse, ma võin siia lingi panna. Me asume siis seekord sellises kohas, kus meil ei ole küll mägede vaadet, aga sellele vaatamata asume Tupik tänavas, ehk siis hästi mõnus, vaikne ja rahulik on siin küll. Täpselt selline paras aed, et päevitada, natukene palli mängida ja hommikul saab siin väga mõnusalt terrassil ka hommikusööki süüa. Kui me lähme nüüd majja sisse, siis siin on suur söögilaud, mida me kasutame asjade hoiustamisena ja üllatavalt suur elutuba ja selle maja eripära ongi siis see, et siin ei ole välja ehitatud seda pooleteise korruse magamistuba, mida nad siin väga armastavad muidu teha ja seetõttu on siin ka hästi palju avarust.
Meil köögis on siin üks korralik magusastash, nagu soojal maal ikka kipub olema ja muidu köök oli tõesti hästi mõnus, tundus nagu väga uus. Kõik kapid olid IKEA asju täis, mitte midagi üleliigset, täiesti uus ja mõnus nõudepesumasin ja hästi tore oli siin majas see, et majapidamisruum on majas sees. Siit uksest läks meil siis sinna ühisele basseinialale, mida te ka enne nägite ja miks see on väga eriline, et majapidamisruum on toas sees, on see, et siis on ka kõik selle ümbruses puhas, sul on seal mõnus pesu pesta, et üldiselt nad kipuvad siin pesumasinaid õue panema. Kui me liigume siit edasi nüüd magamistubade sektsiooni, siis leiame siit 2 magamistuba, üks on siis suure voodiga ja parajalt suure garderoobiga, kust saame ka välja piiluda siis aeda ja teise magamistuppa on pandud siis 2 ühest voodit ja ka päris suur garderoobkapp ja see on siin hästi tore, et siin on 2 normaalset magamistuba, ei ole seda poolkorrust peal, mis tavaliselt on üldsegi ilma ukseta. Vannitoas ka väga luksuslikud tingimused, beebivann isegi on olemas ja 2 kraanikaussi, nii et igati tore ja mugav. Aga kui on üks asi, mille peale meil kulub siin nagu meeletult palju raha, siis see on toit. Sest et kuna me oleme ikkagi puhkusel, siis jah, me hommikusöögid teeme ilusti siin ise mõnusalt naudime terrassil, aga ülem toidud me kõik kas tellime või käime väljas söömas. Ja hispaanlased teadupärast teevad siestat lõuna ajal. Nii et praegu meil oli nagu üsna pekkis valik, et mida võimaleks tellida. Seega meie põhimõtteliselt ainuke variant on tellida Subway. Nii et tuleb väike Subway haul. Okei, see on Lils jama vist, jah? Nii, Big Boy sandwich. Siis on meil siin Nikolase võiku, mis peaks olema singikas, jah, süke singiustukas. Mina endale ja emmale võtsin jagamiseks wrappi, kana Caesari wrap. Vaatame seda. Ja mingid väikesed kanapalakesed saime ka sealt, mis ma arvan, Essential on nagu mingid kananakätsid. Oi jaa, need on nagu selle nagu kelloksi moodi kattega. Kanawrap tundub hästi basic. Säherdune. Ma ütleks, et see wrap on üsna miid. Hästi nagu tavaline. Kuna ema on nüüd mitu päeva haige olnud, siis ongi need toiduvarikud olnud siuksed üsna kehvakesed, aga noh, ütleme endale, et me oleme ju puhkusel. See teema on siin majas, et siin ei ole soolapipart ega õli ega mitte midagi sellistega üsna keeruline on nagu ise midagi teha. Et hommikusöögi saab nagu veel tehtud, et siin on meil mingid kindlad lemmikud asjad Hispaanias, mida me alati hommikuks sööme. Aga ausalt öeldes väga juba ootan seda, et kui me homme lähme hotelli, hotellis on hotelli hommikusöök. Kas see ei ole nagu mitte maailma parim asi või? See vibe, kui keegi on reisil haige ja siis sa lihtsalt pead nagu olema, mis tegelikult nagu noh, et sa nagu oled oma seal kodukeses ja puhkad ja ei tee nagu midagi. See peaks ka olema nagu puhkuses ikka loomulik osa, aga kuna inimesed saavad puhkusel käia nii harva, siis sul on alati see mingi visioon oma peas, mida sa kõike jõuad siin ära teha ja siis pärast oled sa nii väsinud, et sa vaad puhkusest ka puhkust. Aga et nagu leida see essents, et on normaalne lihtsalt olla ja ka mitte midagi teha. See on teinekord päris keeruline. Jalutan siin praegu meie kodukandis emmad teise unne. Vaadake seda lihtsalt. Seal mägede kohal on kogu aeg selline pilve ja tormimöll.
ääre peale paika saada. Aga ma ei ole nüüd väga mitu päeva filminud. Aga igatahes me oleme jõudnud omadega hotelli. Ma seisan siin meie rõdul praegu. Vaatan sellist vaadet taamalt. Ja kell hakkab saama vaikselt 9, mis tähendab seda, et ma hakkame ennast sättima hommikusöögile ja ma hakkan täna jälle vlogima, sellepärast et all hell broke loose. Kui ma siin viimati vlogimist üritasin alustada, mis oli siis möödunud neljapäeval ja täna on meil teisipäev. Viimati kui ma vlogisin, siis ma rääkisin ka, et Emma jäi haigeks ja üritasime välja selgitada, mis tal on ja oli ka kolimispäev tulemas, seega me pidime siin linnasid vahetama ja tegelema selle haigusega ja kolimisega ja lõpuks ma jõudsin Emmaga käia ära mitu korda haiglas. Tal tehti vereproove, röntgeneid asju ja seis oli nagu väga nutune lihtsalt. Ja lõpuks siis nüüd eelmise nädala lõpus me saime ostused kätte, saime rohud peale ja laps on jälle laps. Ta on rõõmus, ta on õnnelik, ta paraneb ja see oli lihtsalt nagu üks kõige õnnelikumaid päevi, kui me saime teada, et tegemist tegelikult lihtsalt ühe viirusliku haigusega, mis hingamisteid mõjutas aga teda mõjutas sellist niimoodi, et tal oli 6 päeva järjest palavik ja väga kehv olla. Mis tähendas ka seda, et me ei saanud, põhimõtteliselt nädal aega reisil mitte midagi teha, me olime ainult toas, käisin taga haiglas ja see tähendas seda, et väga suur amps meie reisist läks nagu selle alla. Seega me võtsime vastu otsuse, et me pikendame reisi mõned päevad, et väga palju ei saa, aga mõned päevad saime juurde lisada. Nädalake on meil siin veel jäänud, seega hakkame täna uuesti vlogima ja ma võtan teid nüüd meiega kaasa hommikusöögile, sellepärast et ometi hotellis, mis on üks parimaid asju, hotelli hommikusöök. Nii et riided on seljas, paneme lapsed riidesse ja lähme sööma! Ja lastega on see lihtsalt nagu selline go. Et sa pead nagu hästi kiirelt nautima, hästi kiiresti pead oma toidu ära nautima ja võtma selle ja nautima ja siis juba ära minema mänguväljakule. Aga me otsustasime täna, et kuna me saame nüüd jälle teha asju, siis me tulime oma Puerto Rico sadamast paadi peale. Me oleme sellise väikse praamikese peal ja me oleme suundumas ühte minu arvates ilusamasse linna, mis siin on, milleks on siis Puerto de Mogan. Ehk siis Mogani sadam vist on äkki ta tõlkes. Ja kui me sinna jõuame, siis ma näitan teile, see on lihtsalt nagu, ma ei oska ta kirjeldada, see on nagu nii võrratult ilus, et me oleme see aasta selle ühe korra käinud, eelmine aasta ka. Ja ma siis näitan teile, et see kindlasti koht, kus tasuks ära käia, kui sa tuled Gran Canariale. Siin on lihtsalt iga nurk on nagu mingi vaatamisväärsus. Ükskõik mis tänavasse sa astud, nagu mingi väike Hispaania unenägu. Uskumatu. Kuna meil kõik asjad käivad ikka Emma une järgi, siis mina kärutan tagasi ringi, naudin vaateid, naudin maju, naudin lilli ja poisid läksid kohvile ja jäätisele. Ja meil on siin tegelikult üks seltskond veel, kes ka paadiga siia tuli ja nemad läksid kohalikku randa. Nii et vaatame, kui Emma üles ärkab, et mis me sellest rannaideest arvame, kas mängib välja kerge pilveke, seal on sama hästi sinine. See ongi siin nii huvitav, et kuna
kõik linnad asuvad siin mere ääres ja linnade taga on siis mäed, siis mägede peal on kogu aeg meeletult pilvine, palju külmem. Et üks päev, kui me käisime autoga kuskil Mägilinnas sõitmas, siis lihtsalt vihma sadas, suht jahe oli, täiesti teine vibe, kohalikud on kõik sulajopede ja saabastega ja meie siis nagu eestlased ikka oma lühikeste riietega nautisime nagu siuke Eesti suve vibe oli seal Mägilinnas. Jõudsime hotelli tagasi ja saime kõik liivavabaks ja nüüd mul tuli selline mõte, et kuna me oleme siin juba mõnda aega olnud ja natukene aega oleme veel, siis tegelikult oleks meil vaja pesu pesta ja kuulsin, et siin hotellis meil peaks siuke väike pesumaja olemas olema, kus saab väikse raha eest siis käia ja oma pesu pesta. Nii et kuna meil ei ole plaanis siin mingit täielikku uut garderoobi endale osta, siis on meil päris suur kogus 4 inimese riideid ja ma mõtlesin, ma proovin need mahutada ühte kohvrisse, et ma jõuaksin nende asjadega kuidagi siin pesumajja. Aga neid asju on nii palju ja ma lihtsalt viskasin need praegu siia kohvrisse, nii et vaatame, kas see plaan mul õnnestub. Ja kuna meie hotell on ka ehitatud nagu üks tõeline labürint, siis ma pole üldse tegelikult kindel, kas ma seal pesu ülessegi leian. Aga me saame seda minna kohe koos teiega udistama. Oh my god. Vaata, kas läheb kinni kohver? Yes. Nii. Oh my god. Läheme siis vaatame. Lift number 1. Lift number 2. Lift number 3. Laundry. Oh, found it! See oli väga lihtne ja ma panin 2 masinat tööle, aga mina siia küll nagu mingi pesuvahendit sisse ei pannud, sest esiteks mul ei ole seda ja siin ei olnud nagu ühtegi sammu ka kirjas, et ma peaksin seda panema. Kas seal on midagi sees? I guess we'll never know. Igatahes 40 minti need siin pesevad. Ma olen siis otsin ega mingit muud tegevust endale. Vahepeal on juba pimedaks läinud, isegi kuu on välja tulnud ja natukene jahedamaks läks ka. Aga meie pesupesemise saaga ei ole lõppenud. Ma jäin ikkagi nagu kahtlema, et see ei saa olla niimoodi, et me ei pane sinna seda pesuvahendit, nii et ma käisin ostsin Sparrist mingisuguse 2-eurise asja ja käisin seal vahepeal juurde panemas seda. Ja viskasin siis pärast ka asjad kuivatisse seal. Nii et nüüd on saabunud tund, kus selgub, kas need asjad on puhtamad ja kuivamad. Nii et kohver on jälle kaasas ja lähme toome need pesud ära. Siuksed nagu niiskema pulgamased. Nii, teeme natukene pastat soojaks. Oi, kui kiiresti läks. Paneme mänguasjad ilusti kokku, eks? Ja siin natukene segada. Meil on siin selline tore tuba, kus on väike kööginurk, mis tähendab seda, et lõpuks nüüd nädala jooksul me ka esimest korda saime seda päriselt kasutada, sest et on tekkinud mingi selline väike rütmike, et mis päeval me nagu jaksame midagi teha õhtuti, mis päeval mitte. Ja kuna lastega niikuinii on õhtud natukene varasemad, siis praegu oli hästi tore, et meil oli lõunasöögist kaasa võetud päris palju sööki, mis meil üle jäi. Ja ma sain selle suveks teha ja lapsed saavad õhtusööki. Lisaks tuli kuivatest kohvritäis meie kuivapesu, mis on ka väga tore uudis. Ja siin eelmises klipis tegelikult ma ei näidanud seda, et ma panin ühe korra veel kuivatama, sellest, et ma tegin vist liiga nõrga programmiga ja need asjad jäid kõik niiskeks, mis tähendas seda, et ma ei saa neid siin õhtul mitte mingi valemiga kuivaks, sest kui ma panen kõik need asjad rõdule,
isegi kui ma suudaks need kõik kuidagi jaotada rõdul ära, need 100 erinevat riideühikut, siis need kuivaks ära alles mingi homme päeva teiseks pooleks, sest siin on öösiti ikkagi nagu nii niiske ja jahedaks läheb, et sellel ei oleks nagu mingit pointi. Kui me nüüd neid kõiki asju 5 päevaga jälle täiesti mustaks ei tee, siis saab isegi mingite puhaste asjadega ju koju minna. Nii et ma arvan, et selle ääretult kauni vaate taustal me võiksime tänase päeva otsad vaikselt kokku tõmmata. Oli tore tegus päev. Homme minu meelest on meil ka rannapäev, aga teise ranna, mis on siis meie kõige lemmikum rand üldse siin kogu saare peal. Nii et ma võtan teid homme sinna kaasa. Ja vaatame, mis me veel põnevat ette võtame. Igatahes kuu on taevas. Ja mina panen nüüd kaamera laadima, et näha teiega jälle homme hommikul. Hommikust. Meil on siin käimas suur kaklemine nimega kooli ülesanded. Ehk et kuna me oleme siin puhkusel natukene ka kooliajast, siis peame ilusti ka koolitöid tegema ja tunniülesandeid. Aga me võtsimegi siin praegu hommikul süke 1,5 tundi, teeme ilusti matta ära. Ja, või noh, Nikolas teeb. Meie saame õiendada, et me ei tea tegelikult midagi tema arvates. Ja kui see on tehtud, siis ma panin kõik meie asjad kokku, tegin toad korda ja me suundume randa. Meie siin hotelli lähedal on siis see Amadorese rand. Siit on mingi 1,5 kilti vist sinna kõndida ja enamust teha mäest alla, nii et saame siis sinna sammuma hakata. Saan teile vahepeal ära teha meie toatuuri. Alustame kohe siit esikust, siis me liigume kööki, mida te eile õhtul juba natuke nägite. Ja siit edasi meie elutoala, kus on siis 2 voodit. See käib siia diivani alla peitu tegelikult. Ja siit lähemegi otse päris ilusale suurele terrassile või noh, rõdule. Siin alla meil Puerto Rico rand. Sealt me läksime eile paadikese peale. Ja siit on nagu päris korralik trippimine alla mööda treppe, et siit me ei saagi väga tegelikult minna vankriga, nii et me lähme hoopis sealt hotelli teiselt poolt. Lähme alla täna vankriga ja teise randa. Siit saame piiluda ka siia magamistuppa, kus on meil suur voodi ja mõnus garderoob. See ilmselt ei tundu siit, aga siit läheb meeletult järsk mägi alla meie hotelli juurest siis, et me jõuaksime sinna mere äärde. Meil on vaja jõuda kõigepealt omadega sinna promenaadile. Ja siis lähme siit niimoodi pönta, aga minu meelest ei ole kunagi võimalik seda mägede järskust videos ja pildis edasi anda. Aga igatahes me oleme teel. Ja täna tundub meeldult kuum ilm olevat. Nii et äge, naudime veel ja immutame seda D-vitamiini enda sisse. Nirs, kuidas Michael Scott laulis? Feeling hot, hot, hot. Reaalselt ei ole olemas mõnusamat väsimust kui see väsimus, kui sa tuled rannast, käid pesus ja oled rannapäevast väsinud, rammestunud, lausa võiks öelda. Aga kell on nüüd juba nii palju, et kõik said jääda sinna tuppa rammestuma. Aga minul tuli võtta ennast kokku ja emma teine unejalutus teha. Võida magama jalutada. Lihtsalt oleks tahtnud jääda lamama sinna praegu. Täna kuidagi see päike oli nii kuum. Me olime küll kõik SPF 50-ga täiesti läbi leotatud, aga sellegipoolest me oleme täiesti põlenud, nagu kõik täiesti põlenud. Ja mul on selline tunne, et täna me
ei jaksa küll kuskile sööma minna, vaid äkki tellime hoopis toidu koju. Päev võib olla maailma kõige kuumem, kõrvetavam päike ja siis paar tundi läheb mööda. Ja nüüd hakkas sadama vihma. Siuksed päris tumedad pilved tulevad. Ja ma olin juba omadega poolel teel kuskil täiesti mäest alla. Nii et ma nüüd tulin Vankri külast tagasi ja üritan emma siin enne suurt vihma nüüd siis kuidagi magama ära saada. Ei ole. Kuna meil tuli siin täielik plaanide ümbermäng praegu, mis tähendab seda, et me läheme hoopis siia hotelli all-inclusive õhtusöögi buffeesse sööma. Meil ei ole seda all-inclusive'it võetud, aga selle saab siin iga päev nagu juurde osta. Ühe toidukorra kaupa kas või. Siis natukene üritaks oma seda peeti natukene üldustada. Enne kui ma rahva sekka lähen. Nii, vaatame. Oh my god. Mul läheb alati see pigment siit huulekohalt nii tumedaks, kui ma päevitan. Nagu mul oleks vuntsid. Nii, ja viimane asi, mida ma saan enda hüvanguks teha. Kulmud. Aga siin kõik inimesed punased, nii et I will blend right in. Tere hommikust. Mitmes hommik meil on täna siin siis? 15. hommikut Gran Canarial. Me hakkame kohe minema hommikusöögile, nii et ma võtan teid täna veel kaasa meiega. Eile oli lihtsalt nii tuuline päev, et ma arvan, ma isegi oleks saanud kaameraga filmida. See oli lihtsalt müstiline, siin oli mingisugune orkaani vibes täiesti. Aga kaart on jah? Stop! Kaarti pole. Taha kaarti. Praegu jõppas. Praegu jõppas. Vaadake seda vaadet, kus me saime oma laua. Lihtsalt. What? Nagu Burger Kingi pikk burger. Väga ilus. Väga ilus. See ilus. Nii uhke. Valmitusparki. You heard it here first. Me lähme Valmitusparki ehk siis loomaparki, kus me käisime eelmine aasta. Minu arust eelmine aasta ma ka vlogisin selle peal, kui me seal käisime. See oli siis see park, kus on rohkem loodust ja vähem loomi. Aga kuna emma oli endast väike sellel ajal, siis nüüd on temaga sinna, ma arvan, hulka toredam minna. Saab seal ka vaadata linde ja värke. Vaadake lihtsalt seda loodust. Uskumatu. Ehk siis nagu näha, me oleme jõudnud Valmitos parki ja ma olen lihtsalt ära unustanud nagu kui äge ja võimas see koht on nagu lihtsalt tõeliselt lähe. Juba see, et siin seda loodust uudistada ja no täiesti lõpp lihtsalt. See võtab nagu täiesti sõnatuks. Et see, arvestades, et see on nagu ülilähedal tegelikult näiteks kui sa Maspalomasest tuled. Aga siin on vist üks asi, millega pead arvestama. Siin on jahe. Kuna see on siin mägede vahel üsna kõrgel, siis see tuleb võtta alati nagu pikemad riided kaasa, sest siin on väga palju jahedam, kui on all. Aga see on lihtsalt nagu võrratu loodusega koht. Mis sa arvad, Nikolas, sellest? Meeldib või? Mina ei ole fänn. Me oleme jõudnud tagasi Maspalomasesse, sest me saame kokku oma Eesti sõpradega veel siin täna. Seal on Faro 2. Juba igatsen seda kanti, kuigi me pole isegi veel ära läinud.
aga kuidagi eelmisest aastast on siit nii palju häid mälestusi. Siit kandist just, kus meil need erinevad putkad olid, kus me elasime. Ja nii rahulik ja mõnus on siin. Et need kaks linna, Palomas ja Puerto Rico on selles mõttes ikka nagu hästi erinevad. Aga kindlasti see oleneb ka kandist, aga Puerto Rico on ikkagi enamasti siuke hästi elav, hästi tiheda liiklusega hotelle ja kortereid täis. Aga siin Palomases on siuke täielik nagu äärelinna vibe. Siin on ainult need väiksed pangalaud. Mitte midagi muud ei toimugi. Lihtsalt nii mõnus. Kui kellelgi peaks olema küsimusi, soovite majutuse kohta, mingid soovitusi või tegevuste kohta, siis alati võite kirjutada kas siia või Instasse. Hea meelega jagan natukene oma teadmisi teiega ka. Jõudsime tagasi, kell on mingi 10 õhtul. Oi, kui pikk päev oli, aga nii tore päev oli. Ja just mõtlesime, et siin saab nagu nii palju õues olla. Peame selle kõik siis sammutama, kohvrisse pakkima ja Eestisse kaasa võtma. Nii et homme ongi siis meie viimane päev siin ja tagasi koju. Tore, mõnus, nii mõnus, väike vaheldus. Ma ei kujutate, mis vlogist tuli. Tundus väga hektiline ja katkendliks, nagu ka see reis tegelikult on olnud. Aga aitäh, et sa vaatasid ja egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!